karp on lahti, aga vaatame, mis siin karbis oli ja see tuleb tegelikult tuttav ette, sellepärast et väga sarnast karpi ma avasin 3 aastat tagasi. Nii et vaatame. Kell, nutikell ja tegemist siis mudeliga TicWatch Pro 3 Ultra 4G tegelikult. Siin pole seda märgitud otseselt karbi peale, aga see on siis see variant, kuhu käib eSIM sisse. Nii et see on nüüd kõige uuem, tuli välja siin 2022 alguses ja ilma 4G-ta variant tuli eelmise aasta lõpus ehk 2021 lõpus välja, aga see 4G variant on nüüd üsna uus ja Eestis seda tegelikult ei müüda, kuigi ma vaatasin, mis tellida saab Eesti lehe peal, maksis üle 400 kaugelt. Samas see 4G on vaid natukene trikiga siin Eestis, nii et ma ei soovita, kui te pole väga tehnikuhuviline. Nii et tavaline Ultra GPS on siin märgitud Pro 3 Ultra GPS-iga variant, siis ka sellel on GPS sees, aga lihtsalt et siis teadmiseks see GPS-iga variant maksab 3 sotti 299 ja minu meelest müüs seda klikk nagu varemgi TicWatchi ja ilmselt saab ka mujalt tellida. Et see 3-sotine kell, täpselt samasugune ilma 4G-ta on päris hea variant, ehk siis kellega saab rääkida küll, aga telefon peab olla läheduses. Nii, aga vaatame, mis siin karbi peal kirjas on. Nagu ikka, ilus pilt. VROS-iga töötab, ehk siis Google'i tarkvaraga. See oli üks minu eeltingimusi selle kella jaoks, uue kella jaoks, ütleme siis nii. Ja siin on põhifunktsioonid, tal on kõige uuem Qualcomm'i siis kella protsessor sees ehk 4100 ja tegelikult on veel lisaprotsessor, aga sellest hiljem. Siis peab reaalselt 3 ööpäeva vastu, mitte nii, et kirjutatakse, peab 3 ööpäeva, aga tegelikult peab 1,5, nagu näiteks Galaxy Watch või mõni uus kell, et see on ainuke kell, mis peab vastu siis tõesti kaua. Ja topeltdisplay, ka samasugune nagu päris esimene versioon, siis olulised funktsioonid military standard ehk siis kannatab tolmu ja suht lollikindel. 4G-st ütlesin, GPS loomulikult, siis veekindel, samamoodi väga oluline minu jaoks ja ka Google'i assistant on siin sees. Et niisugune see välja näeb, aga nüüd karbiga kõik. Karbi sees oli loomulikult siis juhend, siis laadja ja kell ise. Näeb ta välja selline ja väga sarnane 2018 ehk esimese põlvkonna mudelile. Nad on teinud siin väga väikseid uuendusi, nii et kui esimest korda, ütleme kes seda kella päriselt ei oma, siis põhimõtteliselt näeb väga sarnane välja. Võtan ta käe pealt korraks ära. Nii. Olen teda nüüd siin kasutanud paar päeva ja näeb väga okei välja. 2 nuppu, vajutatavad, saab ka keerata, aga keeramisel mingit funktsiooni ei ole. Siis loomulikult igasugused andurid, siis mis ta siin iganes mõõdab kõik, et seda pulssi, kõike, loomulikult sammud, kõik asjad. Ja laadja on tal tavaline, ehk siis magnetiga, samas kinni hoiab päris hästi. Plaks tõmbab ennast täpselt siia, kui ma siia lähedale lähen juba, siis ta juba tõmbab ennast kinni ja suhteliselt tugevalt hoiab, et ei saa öelda, et ei hoiaks, et päris hästi hoiab. Et selles mõttes laadja poolest päris hea, hoidmise poolest õigemini. Aga see, et teda peab ikkagi juhtmega laadima, on muidugi kehva. Samsungi Galaxy Watch 4 ei pea laadima, juhtmega ta on juhtmevalt laetav, aga see on ka selle kella üks väheseid miinuseid. Ütleme nii, et ta ei ole nii ilus, kui oli minu fossili kell siis aastast 2020, aga kahjuks minu fossili kell andis otsad
ehk siis ta enam ei tööta ja seetõttu tellisin endale uue, et eelmise nädala pühapäeval mul kell saba andis täiesti lambist, enam pilti ette ei võta ja siis tellisin samal päeval põhimõtteliselt uue, tegin natuke eeltööd, paar tunnikest ja sai see otsus vastu võetud, et tuleb uuesti mulle TicWatch. Ehk siis kell, mida ma olen juba korra kasutanud. Küll esimese põlvkonna mudelit, aga siiski otsustasin uuesti võtta sama kella ja räägin teile ka lähemalt, miks. Nutikella ostes tegelikult need kriteeriumid on igal ühel loomulikult erinevad. Ma arvan, üks kriteerium kindlasti on see, kui palju see kell maksab ja siis on need, mis funktsioonid tal on ja nii edasi, et kuidas ta välja näeb loomulikult, kõik need, eks ole, tuleb arvesse võtta, siis kahjuks minu valikud on üsna väiksed. Punkt 1, ma tahan, et mu kellal oleks see Google'i Wear OS sees. Siis ma tahan, et ta näeks enam-vähem normaalne välja ja ma tahan ka seda, et ta oleks veekindel, väga oluline, sest ma ei ole viimased küll 10 aastat kella näiteks duši alla minnes käe pealt ära võtnud, pole isegi sellist mõtet tulnud ja ma usun, et kui ma paneks praegu käele kella, mis ei ole veekindel, siis ma lihtsalt kogemata rikun ta ära, et ei tule mõtet kella ära võtta. Ja loomulikult, et ta akuga kestaks mõnda aega. Tänapäeval on pikem aku kestvusega kelli tootmises, aga nende tarkvara on siis mingi muu, mitte ei ole Google'i tarkvara, vaid nende kellatootjate enda tarkvara ja mitmed funktsioonid on ka puudu, nagu näiteks tihti ei ole siis seda, et saad sa kellaga maksta, ehk siis NFC-d ei ole, Google Pay'd ei ole ja no veel mitmeid asju ei pruugi siis selles kellas olla, näiteks odavamal kellal tavaliselt veekindlus kaob kohe ära ja muud sellised kitsaskohad. Et jah, eks see on selline keeruline valik, tegelikult kellade valik on väga suur tänapäeval ja enamasti ostetakse odavam kell. Just nimelt, et väga sarnased funktsioonid on, aga tihti see kurat peitubki pisiasjades, et kas sa tahad nüüd neid kõiki asju või saad mõnest tagasi anda, et seal ongi need valikute küsimus, aga kuna ma olen siin nüüd viimasel 3-4 aastal ostnudki ainult neid tippmudeleid, siis tõesti ma nagu tunnen, et ma ei taha selle lihtsama ja odavama peale tagasi minna. Et ma jätkan sama liini ja ma loodan, et see kell nüüd kestab jällegi vähemalt paar aastat, et kui hästi läheb äkki kauemgi. Ehk siis lisaks sellele kellale tegelikult, kui 2022 lähed ostma kella, mis on nii-öelda tippmudel, töötab hästi, on kõik võimalike funktsioonidega, siis on tegelikult valikud lihtsad. See kell, TicWatch Pro 3 Ultra, müüakse ka eelmist versiooni praegu, siis tegelikult see sama Fossil generatsioon 6, Gen 6 on teine variant ja kolmas variant on Galaxy Watch 4 või siis 4 Classics, eks ole, kumb see endale rohkem meeldib. Tegelikult on 3 valikut ainult. Ja mispärast ainult 3 valikut? Sellepärast, et need on korralikud kellad, ütleme nii. Nad on veekindlad, nad on väga kiired ja nad saavad, Samsungil küll on juba, aga teised ka saavad siis Wear OS 3 ehk siis kõige uuema Wear OS-i. Praegu veel teistel ei ole peale Samsungi, aga sellel aastal ka tuleb. Mis see tähendab? See tähendab seda, et need kellad kestavad veel järgmised mitu aastat. Nii et see on nii-öelda üsnagi tuleviku kindel ost. Jah, hind ei ole ühelgi kellal odav. Samas Samsungi Galaxy Watch 4 on kallim. Jah, mõned asjad on seal võib-olla paremad, välja arvatud aku. Aga see Fossili Gen 6 kell samasugune täpselt veel nagu praegune, see minu oma, mis enam ei tööta, siis ka sellel aku eluiga väga lühike. Ja kui te vaatate siin mõnda välismaa ülevaateid, siis tegelikult ka öeldakse, et need 3 kella, ehk siis Samsung, TicWatch ja Fossil, nende need tippmudelid on need kellad, kui te tahate head kella Wear OS-iga ehk Google'i tarkvaraga, siis need on need, mida teil tuleb valida.
ja kui tahate pikka akut, siis jääbki järgi ainult see kell ehk TicWatch Pro 3 Ultra. Et ülejäänud tegelikult enam ei kvalifitseeru, kui te ei taha iga päev laadida tegelikult. Nii, aga miks just see kell? Räägin teile natukene lähemalt. Noh, kindlasti üks põhjus on see, et mul on olnud selle esimene põlvkond ja ta ei olnud üldse halb, kuigi ta lõpetas paar nädalat enne garantii lõppu töötamise ja ma saatsin selle tagasi, siis sellest hoolimata otsustasin ta uuesti võtta. Jah, ta ei ole selline kell, nagu on minu eelmine kell, kus ta mul siin on. Tal on selle eelmise kellaga mul natukene kehva rihm siin praegu, selline sportlik rihm, aga see teine kell, see Fossil, see on generatsioon 5, näeb selline, piltida ette kahjuks ei võta, ta näeb välja, ütleme nii, et väiksem ja ülikonnaga kandmiseks või selleks asjaks ta nagu sobib paremini. Et aga iseenesest, noh, kõlbab ka see. Aga disain, välimus on selline klassikalisem, sellel ma ütleks mõnes mõttes, et see meeldib mulle rohkem, eriti kui ta oli always on display. Aga miks ma ei võtnud 6. generatsiooni sellel kellal, sest ka sellelt on nüüd uus generatsioon väljas. Väga lihtne põhjus. See kell on, noh, ma ei saa öelda, et aku probleemiga, aga aku kestab väga lühikest aega. Ehk siis, kui see kell tõesti kestab siin mitu ööpäeva, siin 3 ööpäeva isegi rohkem, siis see kell kestab 1 päeva hommikust õhtuni. Ja kõige problemaatilisem asi selle kella puhul oli see, miks ma uuesti seda ei ostnud, on see, et nüüd ta mul peaaegu 2 aastat töötas, siis viimasel aastal ta hakkas mul tegema siin selliseid asju, et põhimõtteliselt kuskil poole päeval äkki. Mingi suvalise päeval viskas mulle, et aku hakkab tühjaks saama kell 4 päeval. Ja samas ma kasutasin teda iga päev täpselt ühte moodi. Samas ta otsustas, et ei, nüüd on aku tühi. Nii, ma võtsin vahepeal kella käe pealt ära. Et ta ei lase siis teha, kuna siin ma kasutan ka Google Pay'd, ehk siis selle kellaga saab maksta, mis on ka üks tore funktsioon. NFC on peal, ühesõnaga ta on ikkagi kõik on peal, mis väga tahad. Et sellest paremat põhimõtteliselt osta ei saa. Siis, nii, panen siia, näete, vajutan korraks nuppu. Näete, tuleb siia minu kaart ja selle panen vastu terminali ja siis läheb kohe raha maha, nagu maksaks tavalise kaardiga nii-öelda. Põhiomadused, olulisemad omadused, mis tal on topelt display, ehk siis see display, mida te praegu siin näete, see võtab väga vähe voolu. Sellega saab põhimõtteliselt 6 aega vabalt hakkama, ilma igasuguse probleemita. Et kui ei kasuta neid nutifunktsioone, et loebki ainult samme ja vaatad kella, et siis ei ole üldse mingit probleemi. Ja see, et ta siin elendab ja värve saab vahetada veel sellel elendusel, see on hästi tore funktsioon. Aga kui me nüüd paneme ta käima ja kus meil on siin pult, siin zoomime natuke lähemale. Nii. Nüüd on ehk paremini kellaga näha. Nii, et lülitame ta siis need funktsioonid sisse. Nii, siin põhimõtteliselt on mul 5 sekundi peal pandud, vaikimisi ongi 5 sekundit, et on aktiivne, et aku kaua kestaks. Siis ülevalt alla tõmmates on siis siin settingud ja põhifunktsioonid, nagu ütleme tavalisel sellel telefonil, siis paremale lükates on igasugused siis need, mis see on, tiles, ma ei tea, kus eesti keeles nimetada, ühesõnaga erinevad ekraanid, kus saad see panna ise soovi järgi ükskõik mis asju. Ja vasakult paremale lükates tuleb siis Google Assistant. What's the weather today? Right now in Sao it's 12 degrees with light showers. Today there will be showers with a forecasted high of 13 and a low of 6. No vaat nii. Ühesõnaga ta suhtleb tegelikult väga hästi. Selle mõttes on Google'is assistant on tegelikult väga tark. Lühitame ta siit välja. Ja nii.
siin siis kõikvõimalikult, muidugi igasugused ekraanid, kella siferplaadid nii-öelda, neid on siin tohutuid, mis mul siin ees on, see on mul ostetud siferplaat ja mulle väga meeldib ja ma kasutan teda juba teise kell, ka mu fossilis kasutasin seda. Näete, siin on neid väga palju erinevaid, võime siin suvalise võtta, näiteks sellise, et neid variante on igasuguseid ja neid saab siin omakorda veel muuta, et tuhandeid tegelikult on tänapäeval neid, et mis iganes endale meeldivad, et see on küll täiesti maitse asi, siin on hästi palju neid võimalusi, et ja saab juurde laadida telefonist, kus iganes, et neid võimalusi on nagu lõputult. Nii, paneme selle tagasi, mis mulle endale kõige rohkem meeldib. Ja punktike näitab siin, et mul on lugemata sõnumeid siin. Pakub mulle uut teemat siin, telefoni, ma seda ei soovi. Ja uuendas ära ilmateate, näitab samme, näitab akukestvust, palju mul on akut järgi nii telefonis kui kella peal, kuupäeva, kellaaega, kõike seda loomulikult, pluss miljon muud asja. Ja kui näiteks keegi helistab, siis loomulikult hakkab helisema minu kell samamoodi kohe ja kell. Nii, helistan ise endale ja võin siit vastu võtta. Vaatame, kuidas see peaks kaja tekkima muidugi. Et nüüd on kuulda see, mis ma kellas ütlen. Okei. Nii, võime siit ka kõne ära lõpetada. Viivitus tekib, aga kellega saab rääkida ja saab siin vastu rääkida, et mikrofon on ka sees nii-öelda, et telefoni peab taskust välja võtma ja kõne kvaliteet, mikrofoni ja kõlari kvaliteet on tegelikult täitsa normaalsed kella kohta, et loomulikult kui mingi sõidude ääres olla, siis pole kuulda, aga ütleme nii, et sellises vähegi vaiksemas keskkonnas või ka õues tegelikult täiesti saab rääkida kella abil. Ja materjalid, kellamaterjalid, tegelikult peal metall, rõngas küll keeratav ei ole, aga sellest ei ole midagi ja küljed ja vaid põhi on tehtud nailonist, ehk ta on välja plastmass, aga peaks olema mingi tugevam materjal tegelikult. Ja rihm on selline tavaline, ta on selline, rihm on pealt nahkne, ma ei tea, kas see on päris nahk või imitatsioon, näeb suht ehtne välja ja all on selline mingi spetsiaalne kummitaoline aine, see oli ka väga spetsiaalne asi, et see käele hästi sobiks. Aga mis on selle kella eelis? Hästi kerge on rihmasid vahetada. Näete, siin on väiksed nõksud, et siit saab plõksti lahti teha ja võtta järgmise rihma. Näiteks mul ei meeldi see rihm, mul on siin valikuid veel, näiteks mul on siin küll eelmisele kellale, aga kuna see on sama mõõt, tellitud 2 rihma, siis võtan näiteks siit selle rihma või võtan siit hoopiski selle rihma, näete, üks on musta sinisega olen tellinud endale ja siis siin on selline sinine alt ka kummine. Nii, võtame näiteks selle ja kui ma soovin selle siia külge panna, siis see käib tegelikult imelihtsalt. Nii, võib näpuga lahti teha, aga kuna mul on siin spetsiaalne tuul selle jaoks, siis plaks küljest ära ja võtame siit teise poole ja sätin siin auku. Põhimõtteliselt võin seal näpuga teha. Nii, ongi küljes, teiselt poolt ka ära. Ma teen näpuga on tegelikult lihtsam teha, kui vähegi. Nii, ma võtsin käe pealt ära, siis viskab, kuna mul on Google Pay aktiveeritud, siis viskab kohe, mul on pandud siis muster, viskab selle kohe nii-öelda lukku. Et kui mul keegi ei saaks minu kaardiga maksta, et saab kohe aru sellest. Nii, ja ongi rihmavahetus tehtud. Põhimõtteliselt 10 sekundiga võimalik rihm ära vahetada. Siuke, maitse asi, nii öelda. Aga ma panen selle teise rihma tegelikult pärast tagasi.
nii. Mis ma veel selle kella kohta ütlen? Tegelikult ütlen, et mulle meeldib ja sellepärast ma selle uuesti tellisin. Mul oli tõsine plaan, kuna ma olen kasutanud siis 12 kella ehk siis seda TicWatchi esimest põlvkonda ja Fossili 5. põlvkonda, siis järgmine valik tegelikult mul eelmine aasta mul oli kindel plaan. Ma ostan Galaxy Watch 4 ilma kahtluseta, et ma lähen selle ostan. Sellepärast, et esimene ma olin proovinud ja nüüd on see Galaxy Watch, ma mõtlesin just, et tal on juhtmeva laadimine, et see on kõige mugavam variant, et see mulle meeldib, et ei pea juhtmega laadima enam. Ja kõik muud funktsioonid nagu ka head tegelikult, et Samsung loobus oma sellest diiseni tarkvarast, läks Google'i tarkvara peale, et see mulle ka väga ahvatlema tundus, aga ikkagi ma ei ostnud seda Samsungi Watchi. Esiteks muidugi hind on veelgi kallim, kuna ma sellele kellale sain soodushinna, et ma ostsin ta 300 euroga, ehk siis sama kallilt ostsin 4G mudeli, kui maksab see tavaline Pro 3 Ultra. Siis ma sain alla hindlust ja tuli sama hinnaga, ehk siis see oli nagu suht loogiline valik. Ja aku kestvus on see, mis mul hetkel tõesti pani põntsu, kuna ma olen tüdinud sellest, et mul praegu see Fossil tegi seda vigurit, et jah, töötab ja äkki viskab poole päeva juba aku tühjaks, mis nagu oli kohutavalt häiriv nagu. Et see nagu ikka viskas täiesti üle mulle, et ta ei pidanud päeva. Ta alguses pidas, nii nagu ma arvestasin, et ta selle kestab, aga hiljem ta hakkas, ma ei tea, kas tarkvaraliselt või mis iganes põhjusel kogu aeg ühtemoodi kasutad, aga ei kesta enam päeva ära vahepeal. Ja tihtipeale. Mitte vahepeal, aga tihemini oli neid päevi, kus ta enam päeva lõpuni välja ei vedanud. Ehk ma ei saanud enam kõnesid. Telefon ei andnud mul teada, et tal on mingi kõned tulevad sisse ja muid selliseid asju, et see oli nagu häiriv ja Samsung ei ole palju parem selle osas. Jah, nad lubavad seal üle 70 tunni nagu ka TicWatch, aga Samsungi lubadus ei ole reaalne, kui teda kasutada kõiki neid funktsioone. 1,5 päeva on reaalne, võib-olla 2 veab välja, aga see on ka väga hästi, kui on välja veetud. Et pigem peab arvestama sellega, et peab laadima iga õhtul. Ütleme nii, et mul ei ole selle vastu midagi, aga kui mul on võimalus saada odavamalt, mulle võib-olla isegi mõnes mõttes meeldivam kell, siis ma tegin selle valiku. 4G varianti ma poleks kindlasti ostnud. Kui ma poleks head hinda saanud, siis seda, et ma saan e-SIM-i kasutada, selle variandi peal ma ei oleks kindlasti läinud. Nagu tundub nagu mõttetu funktsioon. Samas, kui mul oli see võimalik ja nüüd, kui ma selle siin tööle panen, kui ma saan siis vastava SIM-kaardi, Eestis need ei toimi. Ühesõnaga, pikk jutt, keeruline jutt, seda see praegu ei puutu, aga ärge ostke enda TicWatch Prod endale 4G variandiga, kuna see ei tööta Eestis niisama lihtsalt. Eestis toetatakse Samsungit põhiliselt ja Huawei'd vist ka paari kella. Rohkem mitte midagi, nii et e-SIM-iga olge ettevaatlik kellade puhul. Nii et, mis ma ütlen kokkuvõtteks? Kokkuvõtteks ütlen seda, et kui te plaanite endale kella osta, siis mõelge kindlasti selle aku peale ja funktsioonide peale, mis ta peab tegema. Näiteks üks funktsioon on see, et ta ise saab aru, mida tehakse, näiteks kas ma kõnnin, jooksen teen midagi muud, siis odavamatel kelladel või aktiivsusmonitoril pole seda aindust, nad ei oska ise hinnata, saavad alati ise valima, et nüüd on see funktsioon, ma nüüd lähen jooksen või mis iganes, et ma ei viitsi küll seda teha, hakata kuskil mingit menüüst midagi sisse, kuskil kammima seal, kus see funktsioon nüüd on, et nüüd ma lähen jooksma, nüüd ma saan rattaga ja nüüd ma jalutan, et seda ma küll ei soovinud või teen midagi muud või ujun või kas ükskõik mida. Pluss ujumisega seoses veekindlus väga oluline minu jaoks. Kell peab olema veekindel tänapäeval, ei ole varianti, et ei ole. Paljud odavad kellad ei ole veekindlad. Et see veekindluse tekitamine on omaette probleem. Ehk see lisab tihtipeale hinda. Tarkvara samamoodi, veerossi, ma olen sellega harjunud, ma seda tahtsin. Kellel pole oluline, mis tarkvara sees on põhiline, et ta töötab ja näitab neid asju, mis te tahate, siis vahet pole. Välimus, mis on pidevalt näha, hästi tähtis. Ja loomulikult see
akukestus, mis tihtipeale siin lihtsamatel kelladel on päris hea tänapäeval, siin isegi 10 päeva ja niimoodi saab hakkama. Aga kui tahate seda tarkust ja rohkem kasutada, siis sisuliselt see TicWatchi kell on üks väheseid, mis on võimeline siis oma lubadust täitma ja ka ületama. Tänu sellele, et tal on see topeltdisplay sees. Ehk siis, et tal on sees see põhiekraan AMOLED ja lisaekraan siin peal, mis annab selle energiasäästu ja olulise energiasäästu, sest enamus aega näeb seda niimoodi. Sest mulle meeldib, et kellal oleks näha see kellaaeg kogu aeg. Ehk siis tuleb kasutada always on display'd, aga siin on see juba lisatud. Jah, saab kasutada ka teistsugust, seda tavalist varianti, aga siin on eraldi ekraanina see sees. Nii et seetõttu minu jaoks väga hea variant ja mulle see väga sobis. Aga selleks korraks kõik head teile ja järgmise videoni.